Täna rahuajal riigid, kes ei ole sõjas, ei panusta oma õhukaitsesse nii nagu sõja ajal. Sul ikkagi juhtub aastas, kahe aasta jooksul korra, et sul mingisugune objekt sisse tuleb ja kui sa kogu aeg hoiaksid oma õhukaitset, nii seiret kui siis relvi kogu aeg valmis, see kulutab meeletult. Ütleme nii, et kui me Eestis tahaksime olla 100% valmis šaheedide vastu, selliste droonide vastu, mis ei tähendaks, et me 100% alla laseme, meil peaks olema suurusjärgus 300 meeskonda Eestis kogu aeg kuskil valmis liikuma 5 minuti jooksul positsioonile ja tulistama õhku. Meil ei ole täna sellist, me peaksime selleks läbi viima mingisuguse osalise mobilisatsiooni või tõstma kaitsevalmidust. Et selles suhtes täna on meil olemas Balti õhuturve, nagu poolakatel on olemas täpselt samamoodi õhuturve, tema oma lennukid ja nendega ta reageerib. Ja ei ole ju meile kellegile, oht on, aga ei ole tõenäoline, et täna midagi tuleb üle riigi piiri. Et selles suhtes see ongi selline ressursside ja ohu tasakaal.